No 28-6, täna on 21. Ma tean, et 21. aeguvad mu kõik 3 kanasinki, mis mu kapis on, ta pole saanud süüa. Siis võime Rasv põleb videote seeriast öelda, et käes on eelfinaal. Ei saa, sest et peale 28. läheb Rasv põleb edasi veel, küll ma siis räägin. Aga tere kõigile, siin on The Aesthetic Project. Te teate, mis aeg on? Aeg on rääkida natuke juttu ja kindlasti ka rasva põletada sellel ajal. Selles suhtes on nagu, esiteks ma sain magada, ma magasin hästi, uus lou, ma sain hea tugeva hommikusöögi, täna ei pea jõusaali ka oma nägu näitama ja siis ütleme nii, et nagu keskmisest meeldivam päev. Täna hommikul siis ma ütlesin Mikule, et kui ma ikka ei viitsist Spartasse minna, siis Mikk oli kahe ülihea magadekult ei viitsimist, ei tahtnud eile sulle öelda. Et selline inimlikkus ja hellus on veel peale sellist pikka dieeti sul ikka veel alles. Et arvestad teiste inimestega, et väga meeldiv. Ja see on, ma täna ei olnud tunnet, see ongi, et mul on teisipäeval plaanin nagu viimase sellise suure defitsiidipäeva teha, et mu keha ei ole hetkel nagu väga aldis poseerima, ütleme nii. Poseerimis on sellel? No, poseerimine kui selline, selle harjutamine, on hästi raske tegevus tegelikult. On. Ja kui sa oled kui sa oled seal kõige all, siis ütleme, et see poseerimise harjutamine on vahest isegi minu jaoks raske kui trenni minemine ja trenni tegemine. Mul on huvitav kombel. No, minul on üldse, ma üksinda Sina poseerid päris tihti on üksinda värki ja iga hommik märkan üles põhimõtteliselt, mul on Facebookis mingi jälle 10 pilte on ju, Miku perse, Miku selg, Miku jalad, iga hommik ärkan vaatan. Tanel ei ole esimene asi, mida ta hommikuti näeb, ongi Miku perse põhimõtteliselt. Suht iga päev. Iga päev. Kuule, kas vaata, täna oli ka hommikul. Täna oli perse pilt. Esimene asi, mis Mikk mulle kirjutas Facebooki oli see, kuule vaata, mul perseid riibutab. Ma mingi nagu ikka kirjutasin okk vastu ja siis toimetasin oma asju hommikul edasi. Ei, täna oli reaalselt nagu see, ärkasin uue louga üles. See oli nagu nii lou, kui ma, kõik plaanipärane. Nii nagu peab. Aga täna oli jalad olid reisk mega. Eile olid siin jalad udused, sa rääkisid nagu? Eile olid udused, jah. Ma tegin eile, oli mul selle prepi võib-olla vaimselt kõige raskem trenn, mul oli eile nagu viimane jalapäev. Õnneks mul oli Mikko kaasas, et vedas läbi. Jah, et sai rääkida vahepeal ja ma olin 2 tundi maganud ja mul oli tõesti siuke tunne, et kohe kukun. Ja siis tegin lihtsamalt, tegin jalapressi seal mingi 250 üles läinud, tegin pulpasin seeriaid ja tegin lõpus aeroobse peale veel ja kannatasin ära, jõudsin koju. Sain magada, jess, raisk. Isegi 9 tundi magasin täna, siuke luksus vist. Suurepärane. Mina eile trenni ei jõudnud. Täna ka vist ei jõua. Ma kuidagi, mul see lõpu intensiivsus on kõige vastupidine. Eile veini ja 3 õlut ja ma ei tea, kas see on just kõige tavalisem asi, mida prepi lõpus tehakse. Mul just tuli enne Instasse küsimus, et palju te prepi ajal alkoholi tarvitate ja kuidas te sunnite ennast välja minema sõpradega ja sotsiaalne olema. Siis vastus, kui palju alkoholi tarbite, siis mina viimast korda tarbisin alkoholi, kui oli see meetup. Jõin vist 200 milliliitrit Jägermeistrit ja kas 3-4 õlut. Sa olid ikka päris küpse seal õhtul? No ikka olin, jah. No keskmisest, mitte nagu nii küpse, kui ma tahaks olla tavaliselt. Aga ikka veits oli, jah. Prepi olnud, siis oleks vähe sügavamale staadiumisse ennast küpsest. Siis oleks see flat tire läinud kuradi põhjani seal. Ei, aga
ütleme, et alkoholiks on oma aeg ja koht ja sa pead nagu ise ära tunnetama, kas sa lubad omale. Alkoholil on ka see, et mis eesmärgil sa seda tarbid, vaata. Mul oli eile nagu täiesti lõõgastus või mul oli lõõgastus. Lõõgastus eesmärk ja kui sa suudad piiri pidada, siis chill. Ja selles mõttes, et mis ma tegin, jõin klaasi vein ja 3 õlut ja siis sõin 1 paki kanasinki, et selle alkoholiga ongi see kuradi jama, et sa annad selle näpu ja mis juhtub siis, kui sa selle näpu annad, et sa hakkad teisi lollusi tegema, hakkad mingit asju näksima, hakkad mingit asju võtma, mida tegelikult ei tohiks küll seal nagu preppi ajal süüa. Mina olen seda nagu mul on seda paar korda olnud nii-öelda. Minu taktika ongi see, et ma söön intuitiivselt ja siis pingin mingi hetk. Et tavast kusjuures see pinge ongi niimoodi tulnud, et nagu midagi, ma ei tea, maitse või näksin ja siis mõtled, et täna läksid need makrod nagu veits üle või nii-öelda. Mul on selline nagu kõhutunne, vaata, kus see piir on midagi sellist. Et täna läksid need makrod veits üle ja siis okei, söön nagu kõhu täis ja värk. Et siis alkoholi ongi see, et nagu seda kontrolli võtab ära, seda tahtejõudu. Muide, seoses sellega pingiga mul on olnud ainult üks konkreetne binge see 9 kuu jooksul. See oli see, kui me tulime meet-upilt tagasi ja siis enne seda oli Karinil käinud sõbrannad külas ja siis nad tõid trühvlikooki Selverist ja seal oli umbes mingi 300 grammi seda kooki alles ja siis ma reaalselt nagu sellepärast, kuna ma olin seal juba joonud ja ma teadsin, ma ei taha jätta homseks, kui ma olen jälle nagu on point oma dieediga, ma ei taha jätta seda trühvlikooki kuradi külgakti. Ma lihtsalt sõin selle ära. Inimesed ikka oskavad oma peas leida nii ägedaid vabandusi, miks seda trühvlikooki süüa. Et homme tahan hakata uuest kohast ja värske paberiga, et siis ma täna teen need kõik patud ära. Nagu seal peaks mingi vahe. Seal ei ole mingit vahet. Aga see oli ainuke kord, kus ma ikka siuksest nagu magusad sõin ja nii edasi, et kui ma muidu olen laadinud ja laadimine on läinud selles suhtes käest ära, et see läinud lihtsalt 1500 kalorit, 2000 kalorit suuremaks enne, siis ma isegi nagu ma ei ütleks, et ta on otsene binge, vaid ta on nagu, ta mingis mõttes on, aga ma ei saa öelda, et selle binge'i ja selle laadimise saab selle äri saab aru, et binge on ikkagi siis, kui sul kaob see kontroll ära, kui selles mõttes see ei ole nagu planeeritud söömine sul, et kui sul on planeeritud, täpselt tead, kui palju mingeid süsikaid ja kui sul on planeeritud, siis see profiil on ka parem, sa oled välja valinud toidud, aga binge ongi see, et sa ikkist puhtalt emotsiooni ajendil. Ükskord, siis ma saan öelda, et ükskord oli, mul oli toidud ei teada, kõik see 5000 kalorit tuli nagu raiskeiksist ja 4 vilja krõbuskitest, aga ta oli ikkagi, ta ei olnud nagu lõpuni välja kontrollitud. Ja seal on täitsa ulme ikka, mis seal nagu, mina näiteks ennast ei ole nagu enda peale pahaseks väga saanud või ennast piiranud nende pinge'ide pärast, et ma tean, et see on ainult selline sinu keha on teistsugune. See on nagu prepi käiguselt juhtub, et mul pole muu, kui ma ei ole preppinud või lihtsalt teen trenni, siis mul ei ole kunagi olnud sellist asja, et mingi toitumishäired või et see jätkuks. Et üldiselt läheb mingi kuu-2 läheb mööda ja siis kõik igasugused vajadused on maha rahunenud ja põhiline, miks mina pingin, ongi see just see toidupuudus. See selline jõuetus, jah. Muide ongi, et kui mul esimene prep oli niimoodi, et ma unistasin toidust, ma tahtsin seda maitset, seda elamust, siis see prep on mul see, et mul on jumala pohhui sellest maitsest, elamusest. Ma tahan lihtsalt ennast jõulisemana tunda ja energilisema, vaata, et mul käib ainult kõik see nagu energiataseme pärast, mitte nagu selle pärast, et ma tahan mingi burgerit süüa. Et siin ongi vahe laadimisel ja cheat day'l, et mida inimene vajab, kas sa vajad seda burgeri maitset või sa vajad seda energiat, et läbi suruda, vaata, et siin on nagu
ongi, et võib-olla inimesed erinevad, on ju, et mõnel on nagu tahab ainult maitse pärast seda asja teha, aga mõnel on, me ei saa öelda, kumb on õige või vale, iga inimene valib selle tee. Et siin puhul minul nagu see prep on mingi cheat day'd, kus ma tahan nagu süüa mingi kindlat toitu, et siis mul kaob sisu ära, et see on nagu täiesti välistatud, et seda ma pole nagu tahtnud teha. Sa oled mingi maksimaalselt ikka suht mingi tubli olnud, et võrreldes nagu minuga. No, et sa ikka jälgid neid makrosid ja värke ja ma lihtsalt... see hoiab mind nagu kontrolli all paremini, ma olen nagu südanrahul, kui ma saan. Ma just tahtsin kuurida, et kas sul on nagu nüüd lõpule, on sul mingi kindel plaan või strateegia, mis on nüüd me läheneme ju nii-öelda peak week'ile. Kas sul on mingi kindel peak week strateegia ja mingid mõtted või mitte kindel strateegia, kõik on, vaatame jooksvalt, aga mingid mõtted? Loomulikult klassikaline, mis ma tegin, oli siis läksin YouTube ja vaatasin nagu erinevate inimeste neid peak week protokolle. Keda sa vaatasid? Ma vaatasin selle 3G, mis on Helmse. Selle Elkini ja nende mingi podcasti vaatasin. Ja seal oli nagu nii, seal seda peak week'i materjali nagu nii kõvasti, et kuidas keegi teeb. Aga ega seal nagu tegelikult kõik need näpunäited lõppevad üldiselt ühe ja sama sellise lausega või sõnastusega, et see peak on nagu lennukiga maandumine, et sa võtta lihtsalt ülirahulikult, et see on hetk, kus saad tegelikult asja nagu tuksi keerata, teha pildi udusamaks. Mul on võib-olla see peak week kui selline on olnudki selle taga, et ma pole väga hästi magada saanud, sest et ma mõtlen nii detailini välja oma sellist tõesti, mul on nagu juba see, et ma olen viimased põhimõtteliselt 2 nädalat, miks ma olen suutnud ikkagi, ma olen hästi uhke selle üle, mis ma olen nagu viimane võib-olla 1,5 nädalat või 2 teinud, ongi see, et ma olen põhimõtteliselt läinud sellest, et ma nagu olen hästi flexible kuni selleni, et mul on nagu kõik toidukorjad, kõik grammi pealt on täpselt samasugune. Ja see on mul aidanud siin lõpus veel suruda seda viimast nagu sellist, võtta viimast asjast välja. Ja nüüd ongi see, et kui ma suudan seda nagu kolmapäevani jätkata, et mul on kõik grammi pealt ja päev näeb täpselt samasugune välja, siis vaata, ma saan hästi kontrollitult hakata lisama. Kui ma näen, et ma tahan nagu veits nagu rohkem täis olla, mida iganes vaata. Et ma saan hakata hästi ettevaatlikult tegema seda. Ja siis mul ongi nüüd, see, miks ma magada ei saangi, on see, et tekib küsimus, et kas mul on piisavalt halb olla, et ma pean nagu neid lisama hakkama. Kas minna veits kuivamalt peale, kas minna veits nagu ma ei ole küll nii kuiv, vaata, ma ei saa nagu seda full peak week'i teha. Aga ma pean ikkagi hästi ettevaatlikult suhtuma, sest et ma tean oma keha, et mul piisab siin 200 kalorist ja valest suunas ja see võib nagu... Ma arvan, tulebki see ära mainida, kui sa ei ole mingi täiesti nii-öelda siis reded, siis sul ei ole sinu jaoks siuke asi kui peak week'i kehti, see on, et lihtsalt sinu jaoks on see, et sa teed kuni kolmapäevani tavalist dieeti, tõmbad koormuse maha, lased kehale puhata ja siis võistluspäeva hommikul hakkad väikselt süsikat sööma, et siis sa ei jõua midagi perse keerata, sul keha ei muutu. Mul on see mõte ka, et ma arvan, et ka võistluspäeva hommikul kella 3-ni, kuni ma ilmselt olen laval, siis ma ei tohi ka seal nagu väga mingeid hullu panna, et ma ei tea. Ma arvan, et seal ei olegi midagi hullu panna, et sa sööd samamoodi. Vaatad lihtsalt, et sul trouble cut'i juhtuks. Bubble cut bonanza. See bubble cut bonanzat juhtuks. Kuhu? Et sööd seal rahulikult süüvesikuid ja sööd vett ja. Jah. Kas ta nii ole? Aga mina ka ei saanud näiteks. Mina ka ei saanud rasvaprotsenti ligi lähedalegi, millest ma unistasin. Eks minu jaoks peak week või nii-öelda siis need reede ja laupäev on sellised pigem siis konservatiivsed, et mingit jõhkrat laadimist ei
tule, ma eelnädal laadsin, et tõmbas pilli lihtsalt uduseks. Noh, loomulikult emotsioon oli super hea, et enesetunne oli hea. Aga sellest on seal nagu vähe kasu. Samamoodi reedel söön, ma ei tea, nii-öelda maintenance'i jagu umbes süsivesikugi rohkem. Ja siis laupäeval hommikust hakkan juba niimoodi näksima vaikselt, et kõht oleks täis ja enesetunne oleks hea ja et jõuaks seal laval ka siis neid poose hoida. Et täitsa lava hetkeni seal mingit vett piirata ja toitu piirata ja nii-öelda dieeti teha ei ole enam mõistlik. Ja sa võid laskma selle kummil natuke nagu lõdvemaks. Et sealt muidu lihtsalt lava peal annad oma selle emotsiooniga nii palju punkte ära või nende grimassidega, mis sa teed, kui oled nii väsinud, lihtsalt jaksa poose võtta. Üks asi, mis ma olen veel nagu viimastel nädalatel teinud, on see, et ma hoidsin ma olin, see viimane kaloriaas, mis mul oli nüüd enne seda viimast koormale tõmbamist, ma hoidsin oma süsivesikut seal umbes 200 juures ja mul oli nagu täiega halb olla, kui aus olla. Ja nüüd ma tõmbasin küll kaloreid koomale, aga ma võtsin rasvad ja valgud nii madalale kui saab ja tõstsin süsikat nii kõrgele kui saab. Ja see on nagu parim otsus üldse, mida ma nagu teinud olen. Sest et vorm on paranenud, kaal on langenud, nagu asi on liikunud lihtsalt nii õiges suunas. Ja vorm on sul pisut väga hästi paranenud. Me eile ka rääkisime seda, et kui minul oli juba päris mõistlik rannapoisi vorm oli juba suvel seal, Nokko treeningteil. Siis mul oli täis pask. Sul oli täis pask, on ju. Aga mul kuskil sinna ümber see vorm ongi jäänud niimoodi. Ta ei ole üldse drastiliselt niimoodi päev-päevalt liikunud nagu Mikul. Et jah. Siis ma loomulikult ma võiksin veel tõmmata neid kilokaloreid alla. See ongi see, et ka mina võiksin, aga ma mõtlen, et kas Aga see ei ole optimaalne, me läheme lihase kallale. Ta läheb jah, et lihase kallale. Sa pead ikkagi aru saama sellest ka, mis punktis sa oled ja mis asi on reaalne, vaata. Et ma ei leia, et okei, mul on viimane juunior-aasta, viimane võimalus võib-olla lähiaastatel midagi suurt nagu saavutada, on ju. Aga see ei ole, isegi sellel ei ole mõtet nagu seda, et ma nüüd hüppan 1500 peale ja näitan kuradi triipe perse peale, siis kuradi veebruaris olen nagu mingi kuradi täissöönud siga jälle mingis kuskil, jah. Et mul on samamoodi, et ei hakka sügavamale enam kaevama, et tõenäoliselt lihtsalt keha tahab vanust juurde saada. Neid tsükleid rohkem nagu läbi teha lihtsalt. Et väidetavalt nii otsus kui Taavi Koovid, kõik on rääkinud seda ühtsama asja, et mida rohkem sa neid nii-öelda katitsükleid teed, seda sügavamalt sa lähed seda nii-öelda rasvakiudu küüntega ära kraapima. Et siis mida kauem sa tegelenud oled, siis seda suurem võimalus seda parem on, jah. Nuku läks lahti. Energiga. Kas on tänasel videol on ka Nuku kasti lõhna? Midagi vist mingid saapa hais on tunda. Aga seekord otsime lõpus välja selle, ma pärast ütlen, mis mõte mul on selle. Aga tekitab õudselt palju stressi. Et kui üldse hakata sellise kulturismi või prepiga tegelema, siis üks asi on kindel, et seda on jube keeruline nagu teostada, kui sul elu on selline keeristorm või sul on, ma ei tea, sul on peres on mingid pinged asjad, et seda on nagu palju kergem teostada, kui sul on, elu on paigas, sükene mingi rütm on, sest et sul on ka, vaata, kõik on rütmi järgi on sul toitumine värk ja kindlasti toetab. Ise selle rütmi tekitanud. Ja ise tekitanud, jah, see kõvast aitab. Mul on ka see, et tegelikult mul teised eluaspektid kannatavad sitaks veel all. Kool näiteks, vaata. Ei jõua kooli. Nii palju ei jõua, kui tahaks, vaata. Mul on tõesti see, et kool on kõigepealt prep mõjutab kooli tulemusi negatiivselt ja veel kool
ise mõjutab mind nii palju, et kuna mul ongi vaata vahest mingid suured tööd esitada, siis ongi see, et ma nagu ei saa magada eest, et mingi alateadvus teab, et mul on mingi asi tegemata. Ja just kool ongi, ma arvan, kui mul oleks kooli, ma oleks ainult töö ja prep, siis ma nagu händliks ennast palju paremini ära. Minu näiteks on niimoodi. Aga ma ei ütleks, et seda olulisemalt kergemaks teha, sest et eelmine kord, kui mul oli prep, ma käisin ka koolis. Mäletan väga hästi seda. Oli suhteliselt tüütu preppida ja koolis käia. Ei, koolis ka käimine selline, see ei sega, sest ma jõuan ikka käia koolis. Aga point on siis selles, et see koolis kasutegur, mis ma saan, on ju meeletult väike, sest ma ei suuda nagu kaasa mõelda. Ma tean ka, et nagu inimesed, kes mingil hetkel jätavad oma prepi pooleli. Kuule, meil oli üks just ju, sa ütlesid, üks naisterahvas, kes jättis prepi pooleli. Teist korda vist jätab pooleli. Jah, Helen. Muide see päev, ma ei tea, ka Helen, äkki sa vaatad ka seda videot. See päev, kui sa ütlesid seda, et nüüd jätad katki, siis me rääkisime ka suht palju sellel päeval Messengeris, ma üritasin nagu suunata sind ikkagi sellele, et ära jäta katki seda, vaid pigem puhka välja ja nagu tee nagu nõrgem vorm, aga jõua ikka lavale vaata, aga ma saan nagu selles, ma saan aru, et temal on nagu tema on elus pigem sealmaal, kus nagu mina veel ei ole ja nagu need kõrvalised tegevused ilmselgelt hindavad üle selle võistluse vaata. No, selles suhtes ma saan täitsa aru. Mina näiteks üldse ei tea, miks tal see pooleli jäi, aga tihti võib-olla jäi sellepärast näiteks pooleli, et tal oli nagu mingi eesmärk, mida tahtis täita, et ta ei hakanud see nagu, et ta ei jõudnud sinna eesmärgini. Võib-olla ka nii. Et oli seatud mingi eesmärk, et mul endal on ka oli põhimõtteliselt sama murega nii-öelda, et mul oli mingi eesmärk seatud, et ma sinna ei jõudnud. Aga nui neljaks ma teen selle nii-öelda lõpuni ära, et ei hakka selle pärast, et sa pead seal see on hea, kui sa käid seal laval ära ja saad seal nii-öelda kas su lava kogemuse kätte. Et sul on nagu palju kergem järgmine kord siis lõpuni teha. Selles suhtes ka ikkagi, kui sul ikka elu lendab reisk ikka kildudeks selle võistluse pärast, siis on nagu pan ära, aga mis mulle nagu, mis mind ennast nagu... Aga kuna on veel 2 naist, keda ma tean, kes on kindlasti nagu välja reklaaminud, et 2017 aasta või 2016 aasta umbes mingi et on ju kevadel või sügisel lavale ja siis ma pole nüüd korda veel laval näinud, et see tundub päris selline tavaline nii-öelda naisterahvast ei saa jätta pooleli. Ei selles suhtes, mis mul endale selle situatsiooni juures, nagu miks ma just kirjutama hakkasin, oli see, et ma nägin nii palju inimesi, kes toetasid teda, aga nad toetasid nagu seda mõtet, et jätta pooleli, et mina just toetasin, olin see pool, et ära kuula neid, kes ütlevad, et jätta pooleli, vaid võib-olla vali mingi teine lähenemine ja tee edasi. Et nagu inimesed julgustasid nagu meeletult seda teist poolt, mida nagu ma just, keegi ei vaadanud seda asja selle nurgalt, nagu mina vaatan, et nagu ma olin ka see hetk juba päris pikalt preppinud, mis oligi 7-8 kuud, et ma nagu tundsin seda, et me oleme liiga palju siia sisse pannud, et pooleli, et ma üritan teda nagu... Kusjuures mul oli sama asi, et kaaslane ütles mulle, et tema ei taha, et ma rohkem prepiksin. Siis ma küsisin, et mis asja, et nagu tulevikus näiteks veel võistluseks. Ma küsisin, et mis mõttes, et ei taha, et kas ma olen siis nii välja kannatamatu, on ju. Siis et ei, mitte selle pärast. Ma lihtsalt näen, et see on raske. Ja ei, inimesed tahavad nagu, ei taha näha, et... Keegi kannataks, isegi kui see on nagu hea tema jaoks, vaata. Kannatus sellest, kuidagi, et mida suurem on kannatus, seda suurem vist on nagu see pingutus, et see on just hea, et ehitab iseloomu ja kõike. Ja siis nii-öelda pereliikmed ja tuttavad siis nad üritavad siin hakka lõpetama vahel. Ja. Keegi ei ole sus petnud, kui sa praegu selle prepi lõpetad poole pealt ära, et kõik on hästi. See on õudne, nagu ütlen ausalt, see mul õnneks ei ole veel juhtunud seda,
Ja siis ma ütlesin ka, et kui ma kannatan, see on väga hästi, et ma mingil määral siiski nagu naudin seda. Et see on teadlikult valitud selline spordiala. No see ongi siuke, et see ei tule kergelt. Et kõik tõenäoliselt, kes nagu valmistuvad, välja arvatud Ott, kannatavad. Välja arvatud Ott. Sellepärast, et Ott käib minu just off-seasonil ka sellise mingi lavavormiga ringi, et suhteliselt kuiv on. Et tema puhul vist ongi juba seda näha, et ta on nii palju neid tsükleid teinud, et tal on sinna sügavale suht kerge jõuda. Ma loodan nüüd, et ma ei eksi väga rängalt on. Tegelikult ka Ott mingi kodus mingi pinžib ja värk. Aga see, mis aga sotsiaalmeedias tundub, et kõik on super luks. Jõuab vahepeal saateid teha ja jõuab oma nii-öelda neid kliente treenida ja oma tiimi ülal pidada, et see, mis tundub, et kõik nagu toimib ja on fun ju. Aga see punkt, milleni me just jõudsime, see oli ikka super punkt selles suhtes, et minu jaoks jah, see, kui inimene näiteks, kui mina olen nüüd 9 kuud ennast raisk niimoodi, kõik andnud endast, vaata. Ja siis nagu minu lähedane inimene nagu ütleb, et see on okei, kui sa nüüd pooleli jätad, siis raisk mina ei tea, ma läheksin täiesti endast samas, välja. kas sa tegid talle seda nii-öelda hoiatustööd, et sa hakkasid preppima, kas sa istusid korraks maha ja ütlesid... Kariniga või? Ja Karina, sul Kariniga või kuidas kellegil on ju. Et kas sa istusid maha ja ütlesid, et nii, hakkan preppi tegema, tõenäoliselt esimesed 2 kuud on suhteliselt kerge, peale seda hakkab igast huvitavat emotsiooni. Hakkab igast huvitavat emotsiooni nagu sinu suunas tulema ja mul enda suunas tulema ja ma hakkan ise ennast kritiseerima, et palun ära anna järgi, vaid aita mul edasi lükata seda nii-öelda protsessi, aita mind nagu kaasa, et ma läheksin läbi ja ära tule mulle vastu ja iga asjaga. Tegelikult lõppkokkuvõttes see vastu tulemine ei aita sealt, ta ei too sind ligemale sinu nii-öelda lavavormile ja eesmärgile, kui selline ninnu-nennutamine käib kogu aeg. Mul on Kariniga nii vedanud lihtsalt, et oleme nii pikalt koos ka olnud, et ta nägi mu esimese preppi ära, vaata. Esimene prepp oli tema jaoks väga raske tegelikult, sest et ta ei saanud aru jällegi selle spordist, kuna see oli uus, vaata. Ta ei saanud aru, miks mul on halb olla ja halb tuju ja miks ma ei jõua midagi teha, vaata. Nüüd, kui me oleme nagu ühe korra see läbi teinud, siis ta nagu mõistab seda paremini, et ta nagu, ta saab aru sellest ja ta ei ole mulle veel kordagi öelnud, et nagu, et ta saab vist aru, et tal ka lihtne ole, aga ikkagi ma tunnen sellist toetust, et sealt poolt ei ole küll see, et jäta, miks sa teed seda, ta saab aru väga hästi, miks ma teen seda. Ja nagu sellepärast... Minu arust mulle endal sobiks ka, kui inimesed mu ümber nagu oleksid karmimad. Et kui inimesed siin ümber on pehmed ja siis mina tunnen ennast väga hästi, et ma olen selline iseendale, ma oskan ikka nii hästi iseendale valetada ja luisata, miks seda kreemi kookidelt võtta üle süüa. Et ma nagu lähen sellele libeda teele päris kergesti. Mind ajab närvi ka natukene see tänapäevane mugavus inimeste seas, vaata. Kuidas ma ütlen seda, et nagu ma tahan, et selline mingi primitiivsus nagu kestaks või nagu kuidas ma ütlen, minu jaoks selline see, et sa ei ole nagu kogu aeg mugavas. Mina pean seda enda puhul väga tähtsaks, et ma ei satuks kunagi, mitte kunagi, aga vähemalt mitte oma 20 punkti, kus ma nagu istun kodus ja joon teed ja mul on nii hea olla ja ma isegi ei mõtle sellele, et ma peaksin midagi rohkem pingutama, vaata. Ma pidevalt panen ennast lihtsalt olukordadesse, kus mul on lihtsalt täiesti sitt olla ja mida isegi füüsiliselt, vaid vaimselt, vaata. Mul oli enne ülikooli oli avalike esinemiste ja asjadega oli täiesti perses. No reaalselt, saad aru, ma oleks nagu reaalselt kokku kukkunud, kui ma pidin kuskil auditooriumi ees olema, vaata. Ja kogu aeg paned ennast olukorda, kus sa pead inimeste ees olema, suhtlema. Ja nüüd ongi paari aastaga on see juba palju paremaks läinud, vaata. Ilmselgelt on paremaks läinud, et seda näha siin tegemistes. Et ongi, et sa, mitte ei, ongi, ma ei tea.
kuidas seda, see punkt, millele me jõudsime, see oli nagu mammu, see sügava mõttelisuse siuke. Ja seda võib-olla eriti, kes ei ole selle nagu kokku puutunud, siis nemad ei tea ka. Aga selline jah, vastutulelikkus ei ole selline teretulnud mingil määral vaata. Mingi jah, täpselt, et siuke toetus, te peate ikkagi aru saama, kui te inimest nagu mõistate, et nagu miks ta teeb seda, et vahest on see, et pead lihtsalt kuradi jalaga perse peksma, et ta inimesel oleks hea, mitte et talle pai tegema, vaata. Et see, jah, see on hea punkt. Vaat. Kuskil jäi mingi mõttelõng seis, mul oli, tahtsin sujuvalt tuua teemat vahetada. Aga mõttetegevus on nagu ta on hetkel. Tegelikult väga hull ei olegi olnud. Me ei jõudnud ennem rääkida sellest, et kuidas näiteks sina võrdleksid seda preppi, eelmist preppi, et kas on raske või? Ma pidin jah sellest ja ma esimesest preppist rääkima. See oli suhteliselt radikaalne. Ta oli siuke, mitte ta oli tavaline, ütleme nii, või siuke Harju keskmine. Aga ei... alustan kõigepealt sellest, 2012 tegin ma oma jalkas viimase hooaja, siis 2012 oktoobris ja novembris, kus hooaeg lõppes, ma hakkasin käima siis jõusaalis. Alguses surusin, ma mäletan 10 kiloseid hantleid rinnalt. Nõmme Ujulas läksid hantlid kuni 20 kiloni, vaata. Siis siuke 13 oli ülikõva juba. Ja siis... Üle poole teeb või? Jah. Ja siis ei, vaikselt oligi see, et mingi hetk ütlesin, sorry treener, et ma enam ei tule, et ma ei viitsi enam joosta, et 13 aastat on joostud, et ma enam ei viitsi, nüüd ma hakkan muud asju tegema. Ja siis kirjutasin Ott Kiivikale, et tere, et tahaksin alustada kulturismitreeningutega, sest et ma olin samal ajal, ma käisin fitness.ee foorumis kogu aeg piilumas, vaatamas, mis lisandeid keegi kasutab, ja seal oli see just periood, kus kõik blogisid, vaata, Imre Vähid ja kõik, on ju. Kõik oli see Fasti tiim ja see Fasti tiim, ja. See oli hästi lahe nagu periood selles suhtes nagu kõrvalt seisjale. Ja siis seal oli üks Mikk Raudsepp, kes sellel ajal siis tegi oma neid juuniorite EM-i ja MM-i preppe ja kus ta siis sai Euroopa meistriks ja MM-i 3. Ja see thread seal, see teema, nagu see oligi mu lemmik, vaata, lugesin kogu aeg, vaata. Ja siis see oligi minu esimene selline kogemus kulturismi kui sellisena, mis mind tõmbas selle poole, vaata. Et ta oli ka mingi ultimate lihtsalt füsiigiga minu silmis ja see nagu need kannatused ja see distsipliin ja pingutused ja siuke, see lihtsalt kohe ma sain aru, et ma tahan ise täpselt sama teed teha. Siis oligi, kirjutasin Otile. Ott ütles, et kuule, et mul on ikkagi siuke pisi elu, et siis suunas mind Trevalisse Siim Kellneri juurde. Siim tegi mulle kavad ja asjad ja hakkasin trenni tegema. Ja siis... Siim ise vist preppis ka sama ajal? Siis Siim tegi enne, muide, ma hakkasin mõtlema, et kes on viimane juunior-kulturist, kes on üldse käinud MM-il ja see vist oligi 2013 Siim Kellner. Ehk siis vahepeal ole keegi MM-il käinud juunior-kulturist. See on siuke huvitav fakt, mille peale ma tulin vist igastahes. Ja siis ta preppis jah ennast, mäletan, ta sai Eesti meistriks veel samal ajal, kui minu dieet algas ja siis käis MM-il ja siis hakkas mind preppima seal 2014 jaanuar või detsember. 2014 detsember alustasin ma oma esimest võistlusdieeti siis. See oli ka, ma alustasin vist, kaloraaž oli 2500 peal, kui ma alustasin. Ja hakkasin siis 5-kuune dieet, hakkasin 2500 pealt tulema alla. Esimene kuu oli ikka siuke, et viskas 4 kilo alla. Mu algkaal oli 86 kilo. Siis oli see kehakoostik, oli ikka väga metsas. Ma nägin su kusjuures selle esimese preppi neid pilte ka, kus sind värvitad. Siis oli selline kulturistist polnud haisugi. Ütleme, ma panen oma kui ma olen täitsa aus, siis ma vaatasin neid pilte, kus Karin sind värvis, mõtlesin, et okei. Aga see noor siis on, jah? Ma olin 19. 19, see on okei, jah? Ma panen neid pilte. Praegust teistel poistel on tase vähe kõrgem, kes on Emre ja siis Tartust on ka vaata mingi see... Meinart Möls. See on nagu öö ja päev võrreldes, mis sa tegid seal.
see oli tõsi, jah. aga no ma olin ainult aasta aega teinud ka siis, vaata. jah, et selles mõttes on hullu, et mina üldse alustasingi, kui ma olin 19. Kas ma mäletaks, ma alustasin 18 lõpp või midagi sellist, et ma läksin haiglasse tööle ja siis seal oli juhuslikult oli jõusaal, mis oli avatud töötajatele sümboolse 10 eurot aastatasu eest, et siis ma... No vaata need Lembrad ja Mölsid, nad on vist, vaata, praegu on 18 või ja nad on juba kuradi 4 aastat liftinud või mis nad on, see teeb ka vahe sisse. Et see on tore, kui inimesed leiavad selle spordiala, mida nad tahavad teha noorena, aga tegelikult loeb ju see, mis sa oled kunagi 25-30, et seda me ei saa ette ennustada. Tõsi, et ma just mäletangi, et Lembu saatis kunagi mulle mingit pilte ja siis ütles, et peaaegu sama piits kui sulle on ju. Ja siis ma olin ka, et ole rahulikult, sa tegid selle suure arengu tegid nagu praegust ära, et sa 4 aastat liftinud, et see oli nii-öelda varsti enam see kaal ei tõuse. Siis läheb mott ära ja siis ei tea. Mott ära, et ma ise olen juba seda tsüklit nagu läbi juba elanud seda hetke, et kus vaatad aasta aega trennis on mitte essugi muutu. Täiesti kohutava niimoodi trennis käia. Vaata, kuhu ma jõudsin, siis okei, no prep oli jah. Mäletan, ma panin 3 kuud, järgisin seda toitumiskava kogu aeg, võtsin omalt nagu kalorid ära ja muide ma tegin fitness.ee kalorikalkulaatoriga tegin omal iga nädal uue toitumiskava, et saada toite vahetada, vaata, hoida need kaloraažid asjad samad. Pole sihukest asja näinudki. See oli ülipull ja siis ma tegin neid kavasid omale, no ühesõnaga mõni õhtusöök oli 200 grammi kodujuustu ja sihuke, siis kujutate ette, kui Instagram hakkas ka buumima, vaata see aeg, kuradi, teed oma 200 grammi kodujuustu ära kell 9 õhtul ja siis kell 10 oled voodis, kõht koriseb ja vaatad Instagramis toidupilte ja lihtsalt mõtled tere mine ja lihtsalt, no see oli õudne. Mina sellist Eesti tüüpi väga ei teagi ja Eesti foorumis ei kolanud ringi, et kui ma hakkasin seda jõusaali värk tegema, siis ma läksin ikka bodybuilding.com'i kohe. Okay, aga seal olid ka asjalikud need mingid toitumisalased treedid, aga neid ka ma ei lugenud ja siis ma ikka läksin kohe sinna Miski alla ja seal olid ikka Woodbang of 10 ja mingi siuke teema. Okay. Ma nendes foorumites ei ole kunagi käinud. Aga jah, siis mäletan, ma olin 3 kuud ideaalselt oma seda kava jälginud. Kaal langes muidugi kiiresti, aga sa pidi kogu aeg kärpeid tegema. Ja siis mingi aeg jõudsidki sinna juba 2000 ligidale, see oli paar kuud enne võistlust võib-olla. Ja siis ma tegin, mäletan, ma olin 3 kuud preppinud ja ma rääkisin Siimuga, et kurat Siim, et ma tahan cheat day'd teha, siis davai tee. Ja siis see päev oligi, et ma sain vist, ma ei tea, 10 tonni, ma läksin, saad aru, ma lähenesin cheat day'le niimoodi, et ma eelmine päev panin oma cheat day plaani kokku, mida ma kõike sööma tahan, kirjutasin üles. Sellest ma saan aru, et kui mina ka olen teinud seda, siis üks päev, mis on täiesti vabaks lastud, siis ma ka ikka juba see päev enne, tavaliselt mul on see olnud laupäev, ma reedel peale trenni lähen poodi, lähen valin toite välja, see on täiesti okei. Ei, aga ma tegin seda ebanormaalse ärevusega, haiglase ärevusega, vaata. Ja mul oli niimoodi, et mul see hetk üks Karini sõbranna vist töötas Maiasmokk poes ja siis ta tahtis mingit asja, ma ei tea, kas toitumiskava ja siis ma ütlesin, kuule, et tee mulle sealt see Kalevi šokolaadi selle sama raha eest välja, siis ma mingi haige inimene, lihtsalt käisin Kalevi lehel mingit šokolaadi selle raha eest valimas, aga see ei jõudnud sinna ja siis mul oli suur sahtel kodus, oli täis šokolaade ja komme ja kõike, terve suur sahtel, mul oli vist reaalselt Instagramis pilt ka, täiesti haige. Okay. Ühesõnaga, ja siis nad grindisid lõpuni ära, siis oligi mingi hetk oli see, et kuskil lõpus oled seal 1800 peal juba, inimparelist ei jõua kõndidega enam, siis on jälle see, et vaatad, okei, vorm ei ole päris see, mis on. Siim ütles ka, ta kalorid alla ja see olin viimane mingi nädal või poolteist tiksusin 1500 peal. Ja siis mõtlesin, et raisk, et käisin spordiarsti juures. Ta ütles, et sa põhimõtteliselt 3-aastane tüdruk on ju. Jah, põhimõtteliselt, et süda enam ei löönud eriti.
siis läksin, kirjutasin otsusele, ütlesin, et tere, et mul on kuradi Neeru perse majas, et mul on kuradi, palun aidake mind. Siis ütles, ja okei, et sõitsin Tabasallu ja rääkisime juttu ja siis ütles, et noh, nüüd, et hakka sööma, et kohe sama päev tõstsin kaloraaži 2000 peale ja siis seal Tabasalus ja spordiklubis oli veel puhvet. Jaa, sa rääkisid seda Läksin, ostsin ühe banaani ja ostsin ühe õuna. See vist kõige parem banaaniõun sul maailmas siiamaani. Ja siis siuksed sümboolsed mälest. Siis see hetk oligi see, kus ma nagu hakkasin otsusega nagu suhtlema. Aga kuidas ja siis ma reboundisin veel, noh, tegin võistlused ära. Ma ei suutnud enam dieedis ka nagu viimased päevad kinni hoida, vaata, kuna ma ikkagi juba hakkasid enne võistlust hakkasin nagu sööma selles suhtes, et nagu keha stressist välja tuua, aga no ilmselgelt see polnud kontrollitud, seega ma nagu läksin lavale põhimõtteliselt 2 kilo raskemana, kui oli minu siuke prepi madalpunkt. Umbes sama kaaluga, mis ma lähen nüüd lavale. Et see, no ühesõnaga, ja siis ma läksin, kui oli võistlus oli laupäeval, siis laupäeval peale võistluid on ju, isegi ei viitsinud seal kellelegi head aega öelda, tõmbasin kohe minema, läksin sööma ja pühapäeval kell 5 meil läks Kariniga, lennuk läks Türki, nädal aega all inclusive. Ja siis oligi see, et ma ei osanud ka nagu unes näha, kui kiiresti ma uuesti paksuks lähen. Põhimõtteliselt ma sõin lennukis mingi 200 grammise šokolaad ära ja nipet-näpet veel ja jõudsime hotelli ja mul polnud enam kõhulihaseid nagu. Aga siin on üks, Mart, hästi suur punane tipp, et kuidas on aru saada, et teed asja nagu väga valesti. Kogu see nagu preppimine ja värk ja siis võistluspäev, et see võiks olla küll tegelikult päev, kus on nagu suhted need inimestega, jagad seda emotsiooni, lähed sinna varem kohale, et sa isegi nagu ei öelnud kellelegi tšau ja panid ruttu selle salme ukse nagu selja tagant kinni ja panid putku ja punuma. Sa ootad selle asja lõppu, mida asja ennast ja seda protsessi ja seda, et see on nagu see on hea punkt, see ongi see. Mina nagu selles mõttes, et ma ootan küll, võistluspäev, ma tean, et seda mingi fun päev, see tuleb tore päev. Et kui veel hästi, kui eriti hästi läheb, siis läheb veel vaba kava, läheb lauale sassi ja särki ja et see tuleb siukene fun päev. Mul on reaalselt mul on mingi siuke 30% võimalust, ma tõmban persele ennast seal vaba kava, et mul on mingid jõhkrad, vaata, mingid liigutused seal. Aga see selleks. Ja mul on 30%, et ma jõuan vaba kavaga valmis. Nagu päris tõsiselt, ma ei ole veel siiamaani võistlusteni 6 päeva aega ja ma pole siiamaani ühtegi korda ma vabaga lõpuni teinud. Sellepärast mul ei ole lõppu. Ja algus on ka selline, või see algus ja keskkoht on ka selline, ütlen, et liigutused ei ole päris 100% selle kivisse raiutud ja täpselt. Et see liigutuse algus on teada, aga see ei tea, kuidas see lõpeb, et see on siuke improvisatsioon. Kogu see värk on selline, et kusjuures kui ma hakkasin valmistuma 2 aastat tagasi, ma olin jumala kindel, ma nagu silme ees visualiseerisin enda jaoks, ma tean, oi, ma teen kõik need kohustuslikud poosid, timmin viimase nurgani ära, vaba kava, oi, seal ma otsin kõige parema mussi ja siis ma teen kõige paremad liigutused ja vaatan kõik oma nurgad ja siis tuli elu ja siis nagu ei viitsi mitte midagi teha. Aga sellegi poolest vähemalt ma ootan seda päeva, millal saab minna. Et see ongi see, et sa nagu mina ei mõtle absoluutselt sellele, okei, mis saab pärast, me teame, pärast on chill, on ju. Pärast tuleb Cardio Confession 2 kuud hiljem, kus me nagu 4 me peame need särgid üles korraks tõstma, näitame, et kui perse majas meil kummagil on. Ei tõesti, et see, kuidas te saate aru, et te olete veel nagu absoluutselt see ongi see, et sa mõtled nagu võistlusele ja sellele, kuidas sa esined, mitte sellele, et mis nüüd peale võistlust, mida ma sööma lähen, et kui sa nagu hommikul ärkad üles mõtled kella 7, et mis ma nüüd seal tellin restoranis, siis juba võid nagu arvata, et see tulemus ei ole nagu see, mida sa ootad. Just mina näiteks ootan seda võistluspäeva, et need tuttavad on koos kogu see fitnessrahvas, kellega mina iga päev väga ei suhtle, on ju. Et see jälle umbes nagu see meet-upi päev, et saame kokku ja värk ja prataksin välja ja... No mul ta nii lilleline ei ole selles suhtes, et mul on
endale peale pandud meeletu pinge, et hästi esineda, vaata. No Sest et jah, minu mul jaoks... ka mingil määral, aga kuidagi ma räägin, ma ei ole õhtut ja öösesti tundi üleval nagu sina, et ma olen kohe magama. Ma ei tea, kas ma olen suutnud selle nagu pinge alla suruda või mis värk sellega on, et jumal tänatud ma olen, et ma ei ole hakanud ennast peksma, et ma ei ole nagu seda nii-öelda põhimõtteliselt ma ei teinud seda asja, mida ma nagu enda vaimu silmas 2 aastat nagu ette kujutasin. Et see on ikka väga poolik projekt, mis ma praegu teen. No võib-olla mul on jah, mul hakkab pigem see magamine ongi see, et ma mõtlen kaotusest, vaata. Ja kui katastroofiline see on, aga ma nagu töötan selle kallal, et nagu, et see kaotus nagu, sest kulturismis kaotamine ei tähenda midagi. See, et sa ei saa mingi kindlat kohta, sest et see nagu, see pole nagu, see ei ole enam sinust, mis koha sa saad ju, vaata. Sest et kui sa oled juunior ja teed kuradi aasta aega vormi ja siis tuleb juunior Tanel Tamme su kõrvale ja siis su nii või naa persest, sa ei saa enda peal olla pahane, et ma ei võitnud, vaata. Noh, selles mõttes. Et sellega tuleb... Ega see lõppkokkuvõtteks on nii, et kui isegi me nüüd sina lähed sinna ja sa võidad selle juuniort, selle oma medali on ja siis ma võin sulle öelda, et ma ei taha su vastu nagu disrespectful olla, aga sa ainult võitsid selle pärast, et parem vendi tulnud kohale. Päris tõsiselt. Et see on niisugune kulturismi nagu klassikaline lause, et kui sa võidad ainult selle pärast, et parem vendi tulnud kohale. Jah, see võib kehtida absoluutselt igal inimesele. Samamoodi võib see Bill Heathile kehtida. Ja ongi kuskil Mumbais mingi hindu on ju, ka on kõva mingi traakstäkki all ja tüüplesti ei viitsinaks kohale vedada. Või tal pole sponsorid või mis iganes. Et seda asja nagu niimoodi teha. Mõnel ei pakugi huvi see võistlus. Mõni saab näiteks sellest võistlusest, saab see enesetunne, see ärevus on nii suur, et nad ei tahagi võistelda. Aga samas nad oleksid nagu füüsilise poolest ideaalsed lihtsalt. Neil ei tohiks olla nagu mitte midagi karta. Aga mõni näiteks ei talu lihtsalt seda võistlusärevust ja värki. See on ka see, jah. Ma ei teagi, ma nüüd lõpus hakkan mõtlema kõike nagu nii. Mikko eile ütles mulle, et mul on nii sügava mõtteliseks läinud. Ei viitsi, ei tulu täna. Ei taha mingit ploomi või? Tuleme ringiga, siis läbi võtame küll pärast midagi. Okei, tõi. Ei viitsi praegust vist. Okei, mõistlik. 500 grammi õuna on ka sees, nii et saab vist veel ühe ringi teha. Aga jah, sest ütles mulle, et ma olen nii sügava mõtteliseks läinud, et filosofeerin hästi palju ja see ongi vist sellepärast, et vaat see, mida me teeme, ei pruugi nagu olla vahest isegi iseendale arusaadav, miks me nagu teeme seda ja üritad leida sellist nagu iseennast nagu filosoofilises mõttes, kui te olete filosoofiat kunagi õppinud koolis, siis see filosoofia ongi tegelikult tegude lahti mõtestamine, vaata, nagu sellel tasandil, et sa nagu saad aru, miks keegi kuidagi midagi teeb, vaata. Ja siis ma nagu ise ka endaga töötan ja see teema, mis puudutab seda, et kaotused ja võite ja siis ongi see, ma nagu üritan selles suhtes mul ongi, ma mõtlen nagu selle peale hästi palju, et aru saada, et mis tähendab siis, kui ma kaotan ja mis järeldus teha sellest, kui ma võidan ja nagu kuidas nagu nende emotsioonidega siis nagu toime tulla. Midagi sellist. Et tegelikult. Tegelikult tahtsin, see selleks on, et kas sa võidad ja ei võida, et saad sellest see protsess tegelikult, kui sa õpid ennast päris palju tundma. Sa õpid tundma, kui palju sa endale valetad, kui laiss sa tegelikult oled ja nii edasi. No, kui palju sul seda ressurssi on raskel ajal, kui sa tõesti arvad, et sa ei jõua ja sa jõuad, vaata, et see nagu... Võib-olla siis mõni vend saab aru, et täitsa pekkis ma ei olegi nii kõva vend, kui ma ise arvasin. Et juba 2 kuu pealt hakkasin salaja kuskil kommiga sahvris käima kommi söömas niimoodi, et teistele välja seda näita. Nii, vahepeal me tuleme Nõmme turule, siis kuna mul nagu enam randmed nagu ei liigu eriti, siis mõtlesime teeme väikse soojendava tee ja siis läksime sükse kohta nagu...
ja siis läksime siuksesse pagari kohta, mis on, nimi oli Box Hotel, huvitava nimega. Astusime uksest sisse, saime siuksesse saialõhnaga nähku ja siis teenindaja küsis, et tere, et mida teile, siis Tanel ütles, tere, et ma tulen nädala aja pärast tagasi, siis müüja oli mingi jõu, vot, mis just juhtus. müüa lihtsalt full confused. aga see koht nägi reaalselt nagu nii ilus välja, et lihtsalt aga jah, siin me oleme 0 källi, teeme sooja veits ja siis on must kohvi, ma ei ole, ma ei tea. no siin on 0 källi. ta on 0 källi, aga kuidagi kohvile teelab minu jaoks vahe, et kohvi lööb siin jälle paar meetrit edasi, aga tee on kuidagi selline paar meetrit tagasi. ma teen teed siis, kui meil preppi. mul on Nocco kofeiiniga kotis. Ma olen täna olen teinud 3 kohvi, 3 nupuvajutust ja Nocco 180 jääb piiri peale, nii et alla 500 kokku. Mis see sul keskmine teeb, see tähendab, et sa oled 3 midagi läinud või? noh jah, midagi sellist. nii, nüüd mõtlesime, kui me oleme siin istume rahulikult, siis meil on ka hea aeg nagu neile küsimustele vastata. Ma käin selle esimese küsimuse, mis on nii-öelda tegelikult kõige mahukam küsimus vastuse poolest, käin hästi kiiresti üles. Villu Klais küsis, et vaimne pool võistlusteks valmistumisele ja siis pani küsimärgi. Ja siis ma vastaks sellele, et terves 9 kuud on nagu puhtalt nagu mingis mõttes vaimne, et ma ei saa seda ühte küsimusse panna, et ma reaalselt võin raamatu kirjutada sellest, et see ei ole nagu siuke. No selles mõttes jääb ta vaimse poole alla, et füüsilise taha enne seda ei jää mitte miski, kui sa ära tuled. Jaa, põhimõtteliselt. Kõik on vaimne. Ma arvan, mõlemast ja sellepärast on ka prepid erinevate raskustega inimeste jaoks, et kes talub pinget paremini ja kes ei talu ja kelle jaoks tuleks juba lihtsamalt ja nii edasi, vaata, et see on niisugune Emily Laur. Me pidanud nimesid nimetama. Okei. Kas on sõltub küsimusest? See kuule, seda me vastasime juba, et seda alkoholi asja seal, et kuidas me suhtleme. Mina ei jõudnud räägida, palju mina joon tulen. Oota, aga ta küsis, kas külmatunne algab mingil kindlal rasvaprotsendil või kohe defitsiidil. Siis külmatunne algab siis, kui ilmad külmaks lähevad esimene asi. Suvel ma ei ütleks, et väga nagu kannatad selle all. See külmatunne on, no praegu ütleme nii, et ilm on ju see hea, et ei ole miinustes põhimõtteliselt nagu igal inimesel, normaalsel inimesel on külm, aga võib-olla süveneb trennides kindlasti lõpukuudel ainult. Trennis mul on ikkagi ka külm pidevalt. Mul nagu nii väga külm ei ole, et trennides või, et ta on kindlasti külmem, kui oleks normaalselt, et tuleb kuskil auditooriumis istudes hakkab külm ja niimoodi, aga ta ei ole nii märgilise tähtsusega, et see on kõige väiksem mure seal prepi juures minu jaoks. Ja aitäh sulle, soovisid meile jõudu edu, ütlesin, ma olen vinged, tänan. Nüüd selline küsimus, et miks siis, kui sa paned jooke kõvasti möllu ja oled muidu lahe mees, aga siis, kui sa järgid toitumist ja oled fit life, siis sa oled nagu inimeste jaoks mingi friik. Ütleme nii, et mina ei liigu sellises seltskonnas, kes teadvustavad mind kui friiki, et kui ma jooki ja möllu ei pane, vaata, võib-olla sa oled lihtsalt vales seltskonnas äkki, esimene mõte. Ja see on lihtsalt ju, mina ei saa sellele ma saan ka ainult vastata. Sa ei saa samastuda, jah? Mingis mõttes saan, aga keegi ei mõista hukka seda nagu minu lähedalt. Mul on samamoodi. Nagu ma ütlesin, mul ei ole, keegi ei suru mulle midagi peale, ei küsi, miks. Nüüd ka rääkisin sellest, et ei ole sellega üldse probleemi olnud. Vastus ongi ju tegelikult ühiskond on välja kujunenud lihtsalt selliseks ja see, miks ühiskond on välja kujunenud selleks, me võime... See ei pea isegi, see ei ole puuta ainult seda fitness-värk, see puutab igat temaatikat, kui sa natuke eristud mingil määral, siis et kadedad inimesed hakkavad sind tümitama ja inimesed, keda endast huvitavad või ise on endaga rahul ja oma tegemistega, siis nemad küsivad pigem tuurivaid küsimusi või midagi.
et ma arvan, et kõige lihtsam on lihtsalt mitte tähele panna, kui paned tähele, siis võib-olla, ma ei oska öelda, peaasi, et sa teed ikkagi ja teed seda sellele tasemel, et on ise rahul ja eks ta keeruline ole, kui perekond näiteks ei toeta sind nendes tegevustes. See on nagu kõige hullem variant. Aga kui on tuttavad koolikaaslased, siis ma ei tea, kas neid saab nagu eirata või siis kui võimalus, siis vahetad seda ringkonda lihtsalt. Kuidas on mõjutanud 9 kuud defitsiidis olemist testotaset, kuna ilmselgelt hormoonid lähevad tasakaalust välja? Mul ei ole, minul isiklikult ma mõõtsin testotaset umbes 6 aega tagasi vist või? Jah, 6 aega tagasi. Siis mul oli testosteroon oli küll seal allpool, aga ta oli täiesti Harju keskmise piires. Ja ma, muidugi kõik seonduvad testosterooni küsimused, nagu mis on tuhat libido ja see pigem jääb sellise füüsilise kurnatuse taha. Sellel prepil ma ei ole. Siiamaani mõelnud meeldivad sulle? See meeldivad ikka, kes vähem, kes rohkem, aga ei, ütleme, et muidugi see ongi teema, et Aga see on ka hästi individuaalne, et samamoodi mul on ka, et kõik on hästi, tunnen ennast hästi, ikka veel tunnen, et ma olen mees, aga pigem kurb, kui jääb siis just selle väsimuse taha. Sa oled vist väsinud ja sul on suur koormus ja füüsiline koormus, siis see pigem see mehe tunne, mis arvatakse, et kaob ära, et see pigem läheb jah sinna taha. Aga see ei tähenda ka seda, et on inimesi, kellel 3 kuud on dieedil ja võivad kõik ära kaduda ja et see on hästi individuaalne. Et on selle prepi juures ja üldse dieetimise juures on kõik on nii individuaalne, et sa pead kõike ise proovima. Ise jälgima. Ise proovima, ise jälgima. Sa võid mõelda küll vaadata mingid mikrotegemisi, teisi, mis jälgida ja mõtled üks hetk, et sa hakkad preppima, paned selle ideaalse plaani paika ja viskab lihtsalt sinu enda keha viskab sulle sellise nagu kera ette või niisuguse vingerpussi, et sa poleks elu sees kaimanud. Ja kui teil on nagu eesmärk teha näiteks vormi või mida iganes summer shreddingut ja täitsa nagu saada rasvaprotsent sinna kuskile madalale, siis kindlasti investeerige sellesse, et te teete oma testo enne, pärast, keskel ja vaatate, kuidas see nagu seda just vereproovi dünaamilist poolt vaata. Et ei ole mõtet nagu mõelda selle peale, et ilmselt mu testo nüüd läheb alla. Ei pruugi minna. Jah, ei pruugi, aga ja nagu kui sa ise mõtled, et see läheb alla, siis võib juhtuda, et sa ise nagu mängid alla oma energiat ja jaksu, et see võib sul jääda, aga see võib sul katastroofiliselt nädalatega ka langeda. Kordisool mängib ka siin suurt rolli tegelikult ja see kordisool tegelikult võib muutuda nädalate lõikes täiesti drastiliselt vaata. Et ütlen, et kui teid see teema huvitab, siis te peate ise nagu investeerima sinna, et te jälgitegi seda, teete oma proove ja analüüsite seda vaata. Et siin niisama istudes ja mõeldes, et kui kõrge mu testo on ja kas on hästi halvasti, et see nagu ei muuda midagi vaata, et te peate nagu ise jälgima. Aga mina ise näiteks ei ole ma ei ole jälginud niimoodi ja kuna see ongi see enesetunne on hea, siis ma ei ole nagu leidnud põhjust, et ma ei ole tundnud mingid terviserikked oleksid, et kui sul ei ole midagi nagu kurta, siis loomulikult sinisilmelt ei saa ka loota, et kõik juua kõik hästi, et on küll kulturiste, kes nagu väljast on nagu olümpia nii-öelda laval ja sees seal otsa mõttes nagu kulturist mädaneb, et kõik need maksavad värgid, särgid lihtsalt nädal aja pärast on inimene surnud, kuna ta on lihtsalt seest läinud, ta on juba kuid mädanenud. Vot, aga lähme ostame puuvilja. Vaatame ringi, jah. Ja siis järgmisena plaanis istuda jälle maha. Ja siis helistada emale, tänada neid. Meie reisid vist. Me helistame ühte kohta. Nii, valik jäi siis selle peale, et tuleme ikka puuvilja järgi see Nõmme turule, õige teema. Mul jäid silma pirnid ja isegi mandariinid. Nii, Mikk ostis mandariine. Aasta esimene mandariin. Homme on nagu nii selgem täpiline. Mikul on mingid, ma ei tea, kas sul on terve elu või sul on prepi käigus on välja löönud mingid allergiad või? Õunast just, jah.
täna oli hea kohe õuna süüa. Et kui hommikul olid täna triibud, siis homme endal täpid perse peal. Kusjuures see prep ongi selline huvitav asi, sa viid keha äärmusesse ja siis võivad välja lüüa igasugused huvitavad tõved ja asjad, mida sa muidu ei teadnud, et sul on. Mul on mingi teema ja ennem rääkisime korraks külmast. Mul on lihtsalt käed ei lähe soojaks, hiirekäsi on eriti tööl. Arvutiga tegelen, siis mul hiirekäsi nagu see ei lähe elu sees, mul soojaks on terve päevad läbist jääkülm. Ja siis mul on ühel jalal suur varvas on lihtsalt kogu aeg jääs, lihtsalt konstantselt. Ei hakka kunagi soe selle varval. Ebareaalne lihtsalt. Jube tüütu. Ma ei kiida heaks seda mandariini. Ei kiida kivine on ju. Ma näen, et sa sülitad välja neid kivesid. See tõenäoliselt on nagu kuiv ka. ka. Ja siis ei saa süüa. Sest et? Point on nii palju. Okei. Aga sa oled ikka terav. refleksid on õnneks jäänud, et päris ära Mikk oleks 3 aastat seda kaamerat püüdnud mingi. Lasknud kukkuda lihtsalt. See mandariin tõstis seda üldist taset. On mulle? Ma panin suhu, ma ei saa sorry, ma ei saanud. Tahtsin maitsta. Nii palju sellest. Aga ta usun, et Pirne on parem maitse elamus. No mul on ikkagist on see, et ma ei lödistaks. See on põhiline. Maitse on teisejärguline. Mul näpud on niigi külmad, et see mingid mahla peal satub, see on pistets. Külm pirn. Hea pirn. Mulle meeldivad õunad ja pirnid, mis on konkreetselt tugevad, nagu vaata ammustades ei ole mingit... Ei ole nagu pudru on ju. Granny Smith kindlasti sulle meeldib siis õunadest. Roheline. Joonakoldil on need suured ja nagu sellised Granny Smithi maitse mulle nii väga ei meeldi, sest on selline kuradi õun, mida peab süšetama. Sama see õun, millest sa rääksid, siis see on jälle nii paksu maha, aga ma tunnen, et kui ma ammustan, siis ma ammustan mingist keemiatehasest läbi. No see võib ainult mulle tundub. Mulle tundub, see on selline keemiatehas. Aga hea keemiatehas. See on mingi anaboolik pirn praegust. On, tunnen. Tead, et kui sa võidad selle juuniorite aasta, siis saad minna pissile. Sükene... Ma pissin nagunii 25 korda päevas, seega ma võin seal ka pissida. Kui seal hakkab pissima, siis tõmbab niimoodi kõik soolikad kinni. Kakad ei või või? Ma oma esimestel võistlustel olin seal nagu loll tund aega lihtsalt seisin poti ääres. Seisin poti ääres, till näppus ja siis mingi tüüp oli minu kes vaatas ka seda nagu pealt ootas nagu hinaga, et saaks nagu selle asja nagu kokku tõmmata ja kohe minna. Kuigi just mul oli naine, ma ei mäleta enam. Tartus. Ülipull oleks vaata, kui keegi filmiks seda. Ma ei tea, oligi nagu pissuaari ääres vaatas või? Uks lahti ja vaatas. Ei, mis uks lahti? Ta seisab su kõrval, et sa ei saaks ju midagi sinna kuskilt mingist naha alt, mingist tõmmata mingit nahka puruks ja siis sealt lasta mingit sisse, mingi pandud mingit seda uriini nagu olümpiast tehakse ju. Aha, okei. Inimesed lasevad endale ju naha alla mingit toppida mingeid neid kotikesi, kus on siis tehisuriini või siis kellegi teise inimese uriini. Whatever it takes on seal. Jah, et siis Eestis on ka Pada seisis kõrval mul. Mind väga ei heidutanud, mul lihtsalt, ma tund aega olin piishai. Kuskilt Tartus nagu mingi ülihilja nagu. Ilgelt tahtsin seal seista oodata.
Nüüd on söödud. Pirnid on söödud, nüüd on aeg. Pirn oli hea, aga need pirnid olid nii jääs, et külm hakkas lausa. See nagu jäätist oleks söönud. Ja Nüüd joome jääkülma nokot ka peale. mina ei taha. Nii külm lihtsalt. Nii, et nüüd on, mis meil on järgmisena tegevus. Tanel võib juba telefoni välja võtta. Igastahes meil oli Taneliga juba mõte, mis tegi meid rasketel hetkedel, tegi seest soojaks. Oli see, kuidas me lähme peale võistlust, peseme ennast puhtaks, paneme ilusa särgi selga ja lähme ja naudime oma õhtut. Nüüd on see hetk käes, me oleme selle restorani välja valinud. Mikk valis, jah, siin teistel valikuvõimalust ei olnud. Ega siuke koht nagu... Tulin Mikule vastu ja nõustasin jah, kõigega. nii nagu ma olen nõustunud ise muude asjadega, nagu sa enda mainisid. Yeah. Et see koht on Rae Meierei. Põhimõtteliselt siuke epic koht, kus neil on mingi juustutehas ja Eesti vist kõige suurem restoran hetkel. Et nüüd ongi see ajalooline hetk, kus Tanel siis helistab ja paneb... Sina räägid. Aga mina pidin rääkima või? Jaa. Ei räägi sina, ei, sulle... ma taha rääkida. Come on, mees, sa oskad neid asju hästi, sa oskad rääkida küll. Igastahes meil on vaja sinna üks suur laud panna, mis mahutab meie kõik. Me peame kokku leppima, mis me... No okei. Minult oli... Mina kohe kaheksa inimest minu poolt. Jaa, aga ma ütlesin, et tahab ju seda toidubronni ju. Kui ta tahab, siis helista, uuri. No seest uuri. Kui ta tahab toidubronni, siis üritame alguse ära rääkida, et ei tahaks. Äkki me saame panna, ütleme, et paneme 2-6 või 2-8. Ei, 11. Oota, ma panen kinda kätte, nii küll. Oota, ma mõtlesin 11. Sul oli veel neid inimesi. Tere. Tere. Hallo. Tere. Kas nüüd on kuulda? Ma ei kuule teie õppu. Mul vist mikker on katki. Oota, ma annan sulle. Pane kinni. Ta pani ära. Mulle on vist telefoni mikker. Oota, aga võtan enda telefoni. Päris ma pean kinda ära võtma. Nojah. Teed see ka põhjus, mis tahtad, sina räägiksid tema telefoni. Aga mis tõesti, ma olen varem ka üritanud seda mikrifunktsioonida kasutada, aga see on nagu ebaõnnestunud. Ja ma arvan, et see oli praegust kinnitus, et mu telefonil on see katki ka. Mis seal ikka? Nii, numbri saadan ta? Ei saa. Mul läks ka kinnas kätte. Ma ei tea, ei saa. Kirjutab Google'isse Meierei. Sealt vajutad tõesti call, siis ei pea isegi numbrit valima. Mul on, kui ma kirjutan Rae sisse, siis mul tuleb kõigepealt Rae Schmörd või Schmörd, see räppar, ja siis mul tuleb teine selle Rae Meierei. Ei tea sellest räpparist midagi. Nii, õnneks nüüd kaamera hüppas minu kätte ja Mikk räägib siis. Nagu väiksed lapsed, et ei suuda ära otsustada, kes räägib. On spiikri peal või? Nice. Tervist! Sooviksime panna, siis reserveerida lauda 28. oktoobri õhtuks. Kella 10-ks. Kella 10-ks. Meil ongi see, et meil on inimesi, tuleks sinna suht palju, siis me oleks vaja mingit sellist näiteks 12 inimesele. Okei, aga kas siis vähemalt e-raadaga või siis kas kõik nagu inimesed või näiteks mingi... No, mõned on suuri tellida, aga enamus tuleks ikkagi tellida. Okei, selge.
siis ma pean teile tagasi helistama. Aga kas muidu nagu kohti ja asju on, et meil on tegelikult hästi selline eriline õhtu, et me tahaks mitte nagu saada laua kuskile sinna ilusasse kohta, kui võib nii öelda. Et on teil nagu vaba ruumi piisavalt, et saada kuskil ilus laud selleks õhtuks? Aga praegu on, ma panen broneeritud kinnituks, siis tuleb saata teile. Okei. Ma saadetud vähemalt 3 päeva küla. Selge. 25. Et sinna nende ilusate lampide alla kuskile siuke suur lauake. Jaa, saadetav. Okei, super. Aga teeme selle eelasja ära, siis ma uurin täna inimeste soovide ja siis ma saan need esitada teile. Jaa, ja ma võtaks teie kontaktandmed ka. Ja, nimi on Mikk Jaa, ja telefon 55 jaa, 65 jaa, 85 jaa. 00. See on nii, aga ootame 25. teie tellimusti. Selge, nägemist. Olgu, nägemist. Kõik said mu numbri teada. Tegelikult see on see nii-öelda see PR selline, see on lihtsalt nii hästi korraldatud see enesepromo, et keegi ei saanud arugi vaata. Jah. See on lihtsalt nii kõrgeklassiline enesepromo. Ai, kui külm on. Hakkas külm on ju. Sitaks nüüd see Nako ka. Ja see, ega see pirn, kuhu me lähme üldse? Sa oled läinud sinna kunagi? Siit saab Kalmistu ääres saab sinna sinu kodu juurde. On tundub, kuhu see kaamera jälle mingi võssi näitab. Ühesõnaga, ma käisin ka tegelikult eile seal, hääle järgi saan aru, et ma rääkisin täpselt selle sama naisega. See tüdruk oli kindlasti seal telefoni otsas mingi facepalm. Mine pökki, ma tean, et see on see sama seltskond, et miks ma pean uuesti sulle neid reegleid kordama. Jõuame nagunii sinna ja see on mingi sitt teenindust reisk. Okei, tegelikult ei ole. Väga chill. Aga nüüd on see tehtud. Üks pael on lahti. Pohhui. No ja siis nagu esiteks saite Miku numbri ja siis kui ta on nagu tõsine soov Miku näha talt autogrammi saada, siis teate, kus ta 28. õhtul oma aega veedab ka. Vastavalt tulemusest siis vastavalt, mis see päev meile toob, mis tulemused me Taneliga saame. Loodan, et see meie nii-öelda tuju ja õhtut ei määra. Jah, nii-öelda igast asju lubada, aga ma usun, et ei tohiks. Mul on isegi nagu, mul on hea meel, et see nii-öelda läbi saab see üks osa või see protsessi, nagu ma sulle ennem rääkisin. Meil on veel üks, ma nüüd seda räägiks, et Taneliga nagu see võistlus, see nagu 28, mis tuleb, me mõlemad nagu tunneme miski määral, et see on meil nagu mingi ajastu lõpp või mingi osa elu või mingi kulminatsioon nagu selles suhtes, et minul saab nagu juuniori aeg läbi, see lavale saamine on ka nagu minu pikk projekt on ja mul on sellega kaasnevad väga suured projektid, nagu mida ma pole veel rääkinud nagu ja mis nagu, et see on väga suur asi minu jaoks, isegi kui see nagu Eesti meistrivõistlused ise nagu... Isegi kui sa jääd seal kolmandaks, mis see protsent sul oli, et... Kuna hetkel on võistlejate nimekiri väljas ja... Ainult 3 inimest, siis mul on nagu... 3% 30 või siis rohkem, et ma jään viimaseks. Mis mõttega ma magama ei taha jääda, aga... Ja sest mina olen nagu 9 kuu jooksul, isegi kui see 3. koht tuleb, siis nagu selline küpsu vastus sellele on see, et siis ta lihtsalt tuleb, sest et mina olen nagu oma kodutöö peensusteni ära teinud, isegi kui see vorm ei ole mingi selline kuiv vorm maailma mõttes. Või nagu see ongi nagu see, et me pole kumbki oma vormi võib-olla realiseerin nii palju, aga ma tean, et ma olen nagu kõik teinud ja see vorm, mis tuleb, see ongi see, milleks ma praegu suuteline olen. Selles suhtes selline vastus sellele, et kui see on 3. koha vorm, siis see on, aga nagu selles suhtes... Ja ma ütlesin, et enne olen seda teemast muutnud ka, et võib olla inimene, kes hoiab sulle ühe dekaadi, hoiab sul lihtsalt seda esimest kohta kinni. Et sa ei saa olla nagu... Sa ei saa nagu selle pärast
Ma võtsin Nokopurgi just, ma võtsin maha, sorry. Kurat küll, ma ei hakka tagasi ka minema. Lähme tagasi. Korralik. ma ei tea, Mikul on mingid halvad kombed nagu tõsiselt selle prepiga välja läinud. Haksin lihtsalt selle pärast ära nagu Purk kolises ka, vaata. Dude, seriously, sa head mingit live stream'i teiega tegi maha ei lase ja siis mitte vahele jääda. Okei, sorry. Mark Georg oleks jälle pahaseks, aga Mark Georg ei vaata nii kaugele. Ja nagunii vaatab. Hea, et me täna Monsterit ei ostnud. Kuulge, aga mul on see mõte, et me oleme siin juba rääkinud, ma ei tea, kui pikk. Kui pikk. Kuskil jäi pooleli. Jah. Jäi pooleli seal, et see on nagu, mida me edasi nagu peale võistluseid vaata, see ongi see mõte, et nagu see on mingi kulminatsioon, mingi osa lõpp. Ja nüüd, mis sealt algab, vaata. Minul oli kusjuures see, et ma nagu selle juuniori vormi pool tegin enneme, et siis mu elus ei olnud midagi peale trenni või see oli nagu selline hull eesmärk, et nüüd on nagu asju juurde tulnud, millega nagu tegeleda või mis pakuvad huvi, et siis võib-olla sellepärast on see fookus on sealt nagu ära läinud ja siis võib-olla lähebki nagu rohkem teiste asjade peale, aga see trenn kui selline ja enese füüsilise arenemise ikka just tead päevast päeva kaasa käima, et nii nagu kopp sellest ees ei ole. Ma võin kohe seda öelda, et minul, ma arvan, peale seda võistlust tuleb, ma ei plaani paar aastat lavale minna. See on mõistlik. Et üritan sinna meestesse sisse kasvada vaikselt, vaadata jooksvalt, kas mu seda võtsin mina ka ja siis 2 aastat hiljem kaalun sama, et palju õnne, et ma ütlen, ma lisan sulle motivatsiooni juurde, aga see on suhteliselt keeruline ülesanne. Ütlen, vaatame jooksvalt, et ma tean, et ma armastan seda sporti piisavalt, et nagu sellel asjal areneda ja ise nagu paremaks saada. Aga... Mis kõigid selja taga edasi? Tead, mis koht see on? Me käisime siin BMX-iga sõitmas, ehitasime see Kikkeri. See on mingis mõttes alles. See Sten Ottepiga käisime siin oli Kikker, me sealt võtsime hoogu. Ja siin oli, see on suht idekas koht, okei. See selleks, ma sõitsin BMX-i kunagi mingi 4 aastat. Ja see ei olnud üldse, ma ei olnud üldse titt veel siis, ma isegi mängisin juba jalkakoondises vist oma viimastel BMX-i aastatel. See selleks. Tuli välja, et me ühised tuttavad. Jah. Ja siis... Sa tahtsid ma rääkida mingist asjast, millest sa tahtsid rääkida? Seal, kui me seal kõndisime, siis ma ei mäleta, kuidas ma sinna, miks mul see mõttelõnd tuli, aga nagu keegi ei tea, siis suur pro IFBB ja amatöörliiga IFBB, et nad on lahku löödud. Jaa. Et ma ei tea, kui palju sina sellest teemast tead. Ma midagi tean nagu, sest ma saan sellest põhimõttest aru. Et need nii-öelda siis organisaatorid nemad just pöörsid tülli või mis iganes neil seal oli. Ja enam siis põhimõtteliselt siit see, kus meie siis praegust võistleme, on siis IFBB Elite Pro something. Et nendelt võistlustelt minu arust meil ei olegi võimalik nii-öelda sinna pro-areenil enam kvalifitseerida. Jah. Et kui... Mina leian selles mõttes, ma leian positiivselt sellele, et äkki saab nüüd selle ühe poole puhtamaks ja las see teine pool olla nagu selline, nagu ta on. Kui sellest tuleks... Jah, selles mõttes on nüüd see, kus meie nüüd võistleme, et see ideaalis siis peaks puhtamaks jääma. Jah. Ja kui sa tahad siis nii-öelda IFBB Proks saada, siis sa pead hakkama käima siis, mis see USAs on see liiga, NPC amatööris. Ma usun, et tekitavad Euroopasse ikkagi mingeid nagu need olümpiamatöörid, et äkki need jäävad ikkagi selle pro poole peale. Ja ühesõnaga löödi 8, et kusjuures ma nägin juhuslikult Jokker pani video ka, et tema arvates oli ka see nagu väga tore, et seal nii huvitav, kui see oleks, siis ka seal kõrgel tasemel käib, kuna see spordiala on nii niisugune subjektiivne, siis nagu
Prodes on ju pre-judging ehk siis päev enne hinnatakse fysiike, pannakse toppi paika ja siis on see nii-öelda võistluspäev, kus siis lüüakse lukku need siis nii-öelda tulemused ja mõne mehe kaal on päevaga 15 kilo tõusnud. Ja, aga mida paljud ei tea ja ei räägi, on pre-sleeping ehk siis väga palju bikini fitnessis ennem nagu siis mitte kohtunikega, aga nende korraldajatega just, ma ei tea, kuidas see süsteem on. Et siis need bikini võistlejad siis magatavad neid meesterahvaid seal, kes seal kõrgel kohal toimetavad seal pro-liigas. Et see on nagu väga palju hiiti saanud, et vaikselt on hakanud need neiud, kes seal võistlevad rääkima sellest, et seal sellise asjaga seal nagu väga palju lihtsalt saboteeritakse. Et see on päris õudne nagu õudne, mis seal nagu toimub. See on selle spordiala nagu üks suur miinus. See on subjektiivne ja see on ka põhjus, miks kui sind pannakse 5. kohale, siis ja sa tohi solvuda, ega sa tohi seda hinge otsida kohta. Kuigi me kõik läheme sinna võitma. Aga kui treenerid hindavad oma õpilasi ja siis nii-öelda siis need liiga omanikud magatavad neid võistleja sportlased, et siis ei saa nagu tegelikult seda väga tõsiselt võtta seda kohasüsteemi. Nii, aga me hakkame su kodu juurde varsti jõudma. Äkki lõpetaks nüüd selles suhtes mingi osa niimoodi ära, et me tahame teile jälle kasti välja loosida. Aga seekord läheb küll sinu kast, sest eelkord läks minu kast. Sinu kast läks, okei. Ei läinud. Aga tegelikult ükskõik kelle kast läheb, siis mul on selline mõte, et täna ärge kirjutage mingi saabas, kui te olete meid siiani jälginud, siis kas siis eelmisest osast või siis sellest osast meil on nagu selliseid, oleme jaganud mingeid kindlaid mõtteid ja äkki te kirjutagegi siia kommentaariumidesse mingi osa, kus teil võib-olla tekkis mingi sarnane võte või kui te tahate midagi edasi arendada, vaata, või siis enda arvamus öelda mingist asjast, mida me rääkisime. Jah, sest meil üks härrasmees võttis päris ja näiteks paljud võttis sõna eelmise osas. No ja näiteks Jääger näiteks kirjutas väga sellise põhjaliku kommentaari, mida tema arvab mingist asjast, mida me rääkisime, et moota midagi sarnast, et öelge, lihtsalt mõelge kaasa, kui tahate midagi, mingist teemast rääkida, ehk siis jah, põhimõtteliselt sellele sisule nagu jah, et siin saab asju nagu nii palju erinevalt teha, et siin ei olegi seda ühte õiget vastust, et tehad on erinevad ja kui mingit kui te tahate lihtsalt täiendada mingit mõtet, öelda enda arvamust mingi teema kohta, siis jagage seda ja kõik, kes nagu jagavad meiega midagi, mida meie oleme teiega jaganud, siis nende vahel siis lähebki see kast loosi. Aga nüüd ei olegi midagi, Tanel läheb koju, sa tahtsid munapoad praadida? Ma tahtsin muna süüa, siis iseenesest pidin poseerimist arutama, aga kuna 6 päeva on aega. Jõuab küll poseerida. Jõuab poseerimist arutada, ma lähen tulistan CS-i midagi, et need on nagu prioriteedid on hetkel lõõgastumisel. Reede õhtul jõuad poseerida küll. Jaa, et sa jõuad ennast lolliks poseerida tõenäoliselt. Aga ja siis ma ei tea, kas me sellist asja julge lubada, et võib-olla siis mingi 2 hiljem competition aftermath. Vabalt. Et mis seisus me oleme ja vabalt. Kas me tulime sealt tervelt välja või me väljume mõlemad siit toitumishäirega ja enesimidži probleemidega ja sõidame kuskile Tartusse ravile. See on hea mõte, et kuna mul nagu mõned asjad, mida ma välja ütlen videotes, need nagu totaalselt muutuvad mingi 2 nädala jooksul, siis ma eeldan, et kui me anname siuke 2, siis me võime jälle hoopis teist juttu rääkida. Nädalaga ei muutu siin midagi, mina mäletan oma eelmisest sellisest, mul oli hea olla, ma ei söönud üle, aga ma tundsin ühte asja, et kui võistlused olid oktoobri lõpus, nagu see aastagi,
siis alles veebruaris hakkasid olema mul sellised täis elujõulised ja head trennid. Ehk siis veebruarikuuks alles oli keha nii-öelda siis toimunud sellest valmistumisest. Ma näiteks enne jaanuarit ei plaanigi üldse nagu trenni tõsiselt võtta. Mitte tõsiselt, vaid võtta, aga kuulge, hakkab külmaks ka minema. jõhkralt. Aga teeme siukse vahva siukse, et võib-olla siit tuli siit tuleb võib-olla lühem video kui eelmine kord ja võib-olla mõtteid ei ole nii palju ja mingil määral kukkusin ennast kordama, aga mingi 2-3 punkti sellist jälle huvitavad punktid, millest äratundmisrõõmu, mis on põhiline. jah. Kahjuks keegi läbi Instagrami küsinud sellised delikaatsed teemad ka, mida arutada, et võib-olla siis Võib-olla inimesed on lihtsalt terved ja toredad, et neil ei olegi. jah, ainult meie oleme siin. 2 katkist ratast veerevad lihtsalt kodu poole. Aga ei, tegelikult me Taneliga oleme ikkagi, ütleme nii, et me oleme üsna heas seisus. Nii vaimselt kui ka füüsiliselt, et teeme selle võistluse tugevalt ära ja selles mõttes nagu jah, tõesti. Kurta nagu väga ei ole midagi, et see tühi kõht ja kohati siuke energiapuudus ja laiskus, see käib asja juurde. See käib asja juurde. Et mõnes mõttes ta nagu muutub kurnavaks ja tahad sellest nagu lahti saada prepi jooksul, et võiks lõppu lõuda. Samas sa armastad seda ka. Samas sa hindad seda raskust, et sa tead, et sulle inimene, kes kõrvale tuleb, et tema pidi ka seda nagu vastu pidama ja et kui seal siis mingi hea koht saavutada, siis võib olla päris hea tunne. Vot, aga jällegi tänan vaatamast ja loodan, et teile see video meeldis sama palju kui eelmine. Kui see üldse meeldis, ma ei tea. Aga üldiselt jäi mulje, et ikkagi inimesed tahavad kuulata ja kaasa mõelda. Seega kohtume juba inimestega siis, kes tuleb, aga kohtume Salmes. Et kui julgelt, kui tahate midagi öelda tere Mikk, tere Tanel, siis meie oleme olenevalt sellest, et me oleme võib-olla kurja naaber. Me ei hammusta ja alati teletame vastu. Vot, aga olgu. Olgu, proovs põleb, tšau. Tšau.